Viimasel ajal on tähelepanu keskpunkti tõusnud asjaolu, et inimesi jälgitakse salaja. Tegelikult peab olema alati olemas selle kohta ka teavitussilt. Me seisame praegu Paide politseijaoskonna ees ja minu selja taga on korrektselt tähistatud jälgimisseadme kasutamine, ehk siis silt videovalve. Tahan kiita selle maja töötajad, kes järgivad seadust täie täpsusega. Küll on aga liikluses olukord hoopis teine. Statsionaarsetes kaamerate ees on teavitus, kuid mobiilsete kaamerate osas esineb vajakajäämisi. Nii näiteks toimus selline juhtum, mille kaasuse osas ma sain teada, et tegelikult liiklusjärelevalvet teostati ebaseaduslikus korras, sellepärast, et korrakaitseseadus paragrahv 34 lõige 3 ütleb selgelt, et kui kasutatakse jälgimisseadet, tuleb sellest eelnevalt inimesi teavitada. Ja nimelt siis Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel 80 kilomeetril fikseeriti siis seadmega rikkumine mitte ühel, vaid kindlasti ka paljudel. Sellepärast, et minule olevate tõendite baasil ei ole olemas sellist tõendit, mis näitaks, et seal kasutati eelnevat hoiatust. Ja ma palungi praegu neid inimesi, kes on saanud siis trahviteate, informeerida mind sellest, kas nemad märkasid, et seal on hoiatussilt eelnev. Asja point on selles, et tegelikult ei tohi salajast jälitustegevust teostada väärteomenetluses. Ja teine asi on see, ma ei saa aru, mis annab õiguse rikkujate tuvastamiseks, väidetavate rikkujate tuvastamiseks kasutada seadusevastast tegevust. Andke teada.